panin töölised tööle ja ise hakkasin videot tegema. Homme on meil käes siis Red Bull Car Park drifti aeg ja mõtlesime, et teeks ka väiksed harjutused kodus. Vaataks, kas auto töötab või mitte. Virol tegelikult ongi tehnilised probleemid käes juba kodus. Ta pani uue radika ja mingid asjad, aga üks lõdvik hakkas lekkima ja see ongi täpselt see, miks testima peab asju. Ja ma ise siis samal ajal lähen siin ümber tünnida. Seal, jep. Ketsina. Esimesed rehvid on peened, need on küll alles jäi Drift Factory rajapäevast, aga siiski väga head jäägid. Nüüd pole midagi. Anette toob uued rattad alla. Ja teen ühed rattad veel peeneks ära siin. Sõidan 8 parkimisboksi, siis lisaks sellele teeme nii-öelda flippereid, need on väravad, aga ma sõidan neid lihtsalt raja äärde järgi või platsi äärde järgi ja proovin siis ka sealt hooga tulles spinningusse minna mööda sirget joont, nii et mingeid ülesandeid on siin. Second Red Bull Car Park Drift happening in Estonia. Definitely thanks to all the Red Bull team and everyone involved to make it happen again. So I believe most of you or all of you have an idea what's the Red Bull Car Park Drift now, the obstacles, what to do, what not to do. I believe Michael wants to go in the World Finals, in 2022 in Saudi Arabia, and definitely now as a community all of you know what to expect almost. So as you can see, one of the beauties of Red Bull Car Park Drift is that it can be organized anywhere. You don't need a proper track to do that. As you see, for me, the location here is really considered as a small place, but still we manage as much as we can to expand it as much as we can and to have all the obstacles that we are using in this year's Red Bull Car Park Drift worldwide. So, as you may know,
siin. Red Bull Car Park Drifti teine päev on alanud ja praegu yes. Eilne päev olid siis 2 trenniringi, 2 kvalifikatsiooni. Mõlemad kvallid on siis väga edukad olnud, üks oli 281 punkti, teine 285. Maksimum on siis võimalus saada 300. Ja nii ongi, nii et eilne päev läks hästi, täna on finaalid, ehk siis top 20 sai edasi. Ja nüüd polegi midagi. Valmistume, rattad on vahetatud, autod hangitud, selle tegi meile juba kõik ära. Hetkel käib autode hindamine, mis on ka Red Bulli üks osa. Hindajad käivad siin ringi järjest, meie juures on täna käinud. Mis hinde me saime auto eest, ma ei tea, aga seda saame teada hiljem. Nii et polegi midagi. Nüüd ootame siis, et kell saaks 10.30 on koosolek sõitjatele raja peal. Tõenäoliselt tuleb rajale uus siis element, mida me peame läbima hakkama. Ja uus hindamiskriteerium on täna, nii et vaatame, mis siis edasi tuleb. Ja kui kunagi siin uuesti vaikseks jääb ja muusika mängima ei hakka, siis teeme veel videot ka seest, aga muidu siin ei saa filmida. Siin on liiga palju müra. Siin ventidega on väga piiratud see, et saaks hingata ka seal sees. Palun, ärge pange pöördesse. Peale finišit samamoodi, mõned juba hakkasid seda tegema, aga peale finišit palun ärme drifti. Võistlusel kahjuks tuleb kaasmalt sellega eemaldamine. Peale finišit, kui lõpetada seal, ärge tehke rahvale. Võite pöördes sääda, aga ärge põrnata. Boksist välja tulla see kannakas? Selles suhtes, et viisakas. On aru saada, kui pöörate lihtsalt ümber või siis te panete räigelt põrnakat ümber pöörata. Et viisakalt ümber, siis on okei. Varustus kandke. Eile oli probleeme. Et kõik kandke oma varustust ilusti. Ja alates top 8-st siis, kui te lõpetate seal parkimiskohal, siis jääge sinna. Telemees tuleb teie juurde, tehakse kiire intekas teiega. Et peale alates top 8-st, ärge sealt lahkuge, enne kui intekas on tehtud teiega. Või siis näidatud, et kuna teil on täis kiiver, et ei saa väga rääkida, siis minge minema. Kiiver ei ole täis? Enam. Sellest saaks ära võtta, okei või? Palju palju aega. Enamus sõidab kinniste kiivritega või? Palju Hansuga sõidavad? Äkki mõned on? Aga võib ju autos mennata.
kõige määravamaks saab ikkagi ju raja läbimine ja oskuslik driftisõit. Täpselt nii. Neljas koht. Ja 4. koht esimeses hiidis 277 punkti, teises hiidis 261. Point oli selles, et teises hiidis läks punktide jagamine natukene nii-öelda nagu laiema spektri peale. Absoluutselt. Ruumi oli rohkem. Aplaus Oskarile. Kolmas koht. No need on ju kõik nii kõvad sõitjad, et kuidagi nukker on see, et nagu öeldud, siis Kevin Luige. Võit ja meil teada. Ja, aga samal ajal saab siin Kevin oma pildid ja hetked kätte ning tõepoolest ega siin selles mõttes üllatust ei ole, küll aga saame punktidest rääkida. Esimene hiit 279 punkti. Teine hiit 179 võit. Käed Ja saavad. siin nad on teie ees.